antud siirdeareeni protsess siis annab sisendit Lääne-Harju valla haridusstrateegiale ja selle tulemusel valminud kokkulepped ja seatud eesmärgid saavad siis olla nii-öelda pikaajaline arendusprotsess, mida viivad läbi erinevad osapooled, sealhulgas koolid, huvikoolid, erinevad ettevõtted ja kodanikuühiskonna organisatsioonid. Meil toimus 3 kohtumist, kus kõigepealt me visioneerisime, millist noort Lääne-Harju vald siis ja selle haridus kasvatab. Ja seejärel selle visiooni alusel leidsime need fookuseesmärgid või fookusarenduskohad, kus siis koostööga päriselt saab ja tahetakse koostööga asju ära teha. Selles protsessis oleme ühendanud nii hariduse jätkusuutlikkuse kui ka selle seosed ja keskkonnahoiuga. Just selle mõttega, et me näeme, et keskkonnahoid, kliima ja see loodusega seos võiksid olla üks hariduse igapäevaelu osa ja seda kõike peab kavandama terviklikult haridussüsteemi osana. KOV-i välised teenuse osutajad näevad perepilti rohkem kui haridusasutus ise, sellepärast et sinna teenuse juurde pereliige toob selle abivajaja ise. Et selles mõttes tasub usaldada KOV-idel oma haridusstrateegiaid paika pannes seda pilti, mida teenusosutaja näeb ja võtta see nii-öelda konstruktiivse kriitikana. Võib-olla kõige parem on see, et kool vaataks ennast selliselt, et kas me oleme kogukonnale avatud või me lihtsalt tahame olla anda hariduse pakkujad. Et seda usaldust tekitada rohkem läbi laste nii-öelda pere ja kooli vahel. Omavalitsusele siirdeareen on suurepärane meetod, vahend, tööriist, et kaasata erinevaid huvigruppe ja tegelikult luua sellist sidusust, mida võib-olla isegi enne nii palju ma ei tundnud ja mis nüüd selle protsessi käigus kõik tegelikult esile tuli ja ühe idee või ühtede mõtete eest seisvaid inimesi kokku tuua ja sageli need, keda sa ei teadnudki, kes võivad veel vallas või omavalitsuses olla su kõrval, mõelda ühtemoodi ja sageli ei pea ühtemoodi mõtlema. Nende avastamine võib-olla oli selle protsessi kõige selline suurepärasem hetk, see komm, et ma näen, et siin on veel inimesi, kes mõtlevad niimoodi. See siirdeareeni meetod oli väga õpetlik ja kuidagi hoopis teise nurga alt, kui me oleme tavaliselt harjunud tööd tegema ja ma arvan, et me saame seda kasutada edaspidi ka kindlasti teiste probleemide ja väljakutsete lahendamisel, et tuues need kõik erinevad osapooled omavahel kokku, et see on tegelikult ainuõige viis, kuidas asju ja probleeme lahendada, et kõik erinevad vaatenurgad kõigilt erinevatelt sihtgruppidelt ja siis tulebki see kõige parem lahendus ka kokku sealt. Väga suur boonus minule ennekõike on see, et saada teada, kes on need koolijuhid, kes on need otsustavad inimesed, kes on selle ühe huvi esindajad siin ja eestvedajad, et asi muutuks paremaks ja meil MTÜ-de esindajatel või vabaühenduste esindajatel oligi hea siin kokku saada nendega, arutleda, pakkuda oma ideid, et just see oskus tuua kooli, et koolil ei pea kõik endal olemas olema, aga saabki selle ühe tegija oskuseid ära kasutada erinevates haridusasutustes. Koolijuhil on alati huvitav näha seda, et kui erinevalt tõlgendavad kokku tulnud osapooled hariduse keerukust, et haridus alati kõrvalt vaadates tundub üsna niisugune lihtne ja arusaadav. Aga kui sa püüad hakata mingisugust spetsiifilist probleemi lahendama, siis selgub, et selle probleemi juured on sageli väga erinevate valdkondade detailides kinni ja see on üks asi, mis selle siirdeareeni juures oli väga hea, et olid osapooled koos ja sai seda vaadet laiendada.
Siirdeareeni kokkulepitud tegevussuundadeks said klassijuhataja rolli ümberkujundamine kestlikkuse mentoriks, merehariduse suuna loomine ning merekeskkonnateadlikkuse arendamine koostöös kohalike sadamatega. Need ettepanekud on kinnitatud ka uues Lääne-Harju valla haridusstrateegias.